No nii, tervist. Hakkame vaikselt drifti asjadega tegelema. Oleme jõudnud siis meie 2022 uue sponsori juurde, milleks on siis Looptech. Paneme lingi ka kuskile, kindlasti all descriptionis on ka. Ja nemad tegelevad siis õlidega, nii tavalistele sõidukitele, bussidele, veoautodele, traktoritele, ühesõnaga kõik erinevad tootevalikud. Ja meie siis tulime ka endale võtma õlisi, sest et meil läheb ka vaja mootoriõli, roolivõimuõli, käigukastiõli, difriõli. Praegu täna me nendest veel täiesti täpsemalt ei hakka rääkima, millised otsesed mudelid, sellest järgmine kord, kui me tuleme neile juba järgi. Brändiks on siis Texaco ja nad nii-öelda siis alabrändina sõiduautode poolele on siis Havolin logo all. Need on siis need brändid, mida hakkame meie ka kasutama. Nii et neil on e-pood, paneme lingi descriptionist, paneme ekraanile ka, muidu te ei viitsi äkki vaadata, lihtsam kirjutada. Sealt saate kõiki neid Havoline ehk siis sõiduautodele, Texaco asju, nii-öelda suurtele masinatele, suuri tünne, mida te ilmselt siit klippidest ka näinud olete, nii et jah, meie mootorid hakkavad selle USA brändi alt sõitma ja väga hästi sõitma, sest et neid õlisi on kasutanud ka NASCARi autod ja murruniidukid, mis käivad kuni 12 000 pööret, nii et ma arvan, et meie auto tänab meid, ehk siis uus Nissan saab uued õlid ja kavatsemegi siis ilusti kogu aeg mootoril silma peal hoida, kogu aeg õli vahetada peale igat etappi ja õlifiltrit ka, et näha siis, et mis seisus on mootor ja kuidas nii-öelda olukord on, et ennetada mingeid suuremaid katastroofe, kui nad peaksid juhtuma. Nii et minge Looptechi kodulehele, minge sealt e-poodi ja valige endale head õlid. Stay tuned! Hola amigos, followers and subscribers. Meil on siin põhimõtteliselt ärkamine pooleli. Martin kirjutas hommikul jälle mingi kell 7, et hakkame sõitma ja siis sõitis. Ja mu näol on copyright peal, te peate ära blurrima selle. Copyright või? Ma olen vist reaalselt mingi 10 minutit ärkel olnud praegu. Ärkasin hommikul üles, panin püksid jalga ja tulin siia. Ma hakkasin helistama teile mingi 9-st, enne 9-st. Tahtsin mu pühapäev ära. Ja ma vastasin, et mul pole mitte kummagi päris telefoninumbrit. Ja ma ka üks päev vaatasin, et mul ei olegi Martin numbrit. Mul vist on sinu number. Aga see vend isegi helistas mulle Instagrami, nii et tehke järgi, sest mina ei teadnud, et Instagramis helistada saab. Snapchatis helistasin. Kõike proovisin. Ai, seal on see poiss, kellelt ma sain eelmine võhudrift kotti. Mina ka. Ja Martin ka. Aga jah, ühesõnaga hakkame sõitma. Me oleme, alguses pidime minema Roosnaljakule ja nüüd oleme... No ma oleks teid ootud seal pool tundi kauem. Mis rada on? Kose kuskil on. Koserada. Pakirada. Pakirada. Kose Pakirada. Rada nupsis ühe. Siin on, me oleme ühe prooviringi poole peal praegu ja siin on päris palju mingeid kohti, kus on konkreetne lumi on väljas, mis lumi, muda väljas, põld on väljas. Mingeid kohti nagu on, kus sõita saab, aga on ka selliseid kohti, kus tuleb lihtsalt rahulikult üle sõitma, muidu sõidab mingis kellegi, sõidab muidu kellegi auku kinni ennast lihtsalt. Siin on laugelais. Pane! Oi! Vaat sinna peab minema. Ja sa käperdad siin? Rauke hästi. Väga lõpus on siin, aga siin tuleb jälgida lihtsalt mingeid kohti, kus tuleb midagi ilusti mööda sõita. Siin on väike kulla alge. Siin kuskil oli mingi auk ka vist. Kolmas. Sain käiguvahetuse peale nagu kiiretes vihastes. Nüüd saab videosse mingi 8 korda käiguvahetust teha ühe sirge peal. Martin on väga kätte saanud.
tegin seda ennem Siin on ka nii kaugel sekund Kus Martin on? Oi akende ja rajaga, ega midagi muud ei olegi. Ma kõndsin uued vaad sisse nagu kevadiseks künniks juba. Me vaatame auto esi otsa. Ma pritsisin teid vist poriga natukene. Õudne vaadata pealt, mul on tegelikult kahju nendest siin praegu. Istun ja hoian kahe käega peast kinni ja vaatan, kuidas nad sõidavad. Kui ma oma autoga siia tulnud oleks, ma oleks ilmselt stange oleks mul seal, karbikate kuskil siin, katuses oleks ilmselt mingis kivist auk sees juba. Kõik asjad. Nii et ma arvan, et ilmselt lähme vaatame seda Roosna-Alliku rada, et see on siit mingi pool tundi sõitu, et kui me juba nii kaugele tulnud oleme, siis parem läheme sõidame mingi rajal ka. No see on õudne, siin on ikka see peksa saad, korralikult peksa saad. Näeb talv hakkab vaikselt läbi saama ja siin siuksed need rajad ongi, mis nii palju kasutust saanud on, lihtsalt surevad ära siin talvega. Ei ole mingit uut kihti vahepeal korralikult peale tulnud, meil nii palju plussi ka olnud ja isegi praegu vist on sula, nii et vist küll jah, on vähemalt lörtsi peal. Martin, mida sa teed? Mida sa teed? Ma ei tea, hüpe vist oli. Üks päes, teine on seal. Ühesõnaga oleme siin Roosna-Alliku rajal. Selles suhtes on päris pull rada, siuke kurve on korralikult ja aga noh, rada on kõik siuke, see on kunagi jääs olnud ja aga noh, lihtsalt nii sula on, et igalt poolt hakkab juba välja minema, nii et ma arvan, et paar ringi veel ja siis hakkab rada otsa saama. Aga mõnus, trenni peab tegema. Trenn on väga kõva. See on mõnus. Summuti mees, OÜ. Summuti meister, jah. Vaatame summuti. Tegi siia uue õhuava. See on selleks, et timmida summutit paika saad sealt august niimoodi, vaatad õigesti. Oi, eks me sõidame mingid ringid veel ja vaatame, mis saab. Äkki on veel kuskil.
Nii, Roosna-Alliku rada pandi kinni. Michael sai Tannevites 2 kurvi järgi sõita, et siis Martin sõitis nüüd ongi kinni, et tema pärast me ei saa sõita. Rada pandi ka tema pärast kinni. Oh my god, Martin, sa oled nii halb, et me paneme raja kinni. Ta istub seal autos häbeneb. Okei, tegelikult ei olnud midagi. Lihtsalt raja säästmiseks, et saaks veel tulla. Aga jah, nüüd hakkame linna poole tagasi sõitma ja kui rohkem klippe ei tule, siis jah, siuke väike lühike kokkuvõte meie Sunday Funday'st. Nii et stay tuned, like, share, subscribe. Näeme järgmine kord. Oh, you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' smile, that's about all you gotta bring. So